Kuidas meie genereerisime Kadrile süsteemi, mis tõi talle eelmisel kuul 18 500 eurot käivet 600 eurose reklaamieelarvega. Ja siin videos ma põhimõtteliselt näitan lahti, millist süsteemi talle kasutasime. Selle süsteemi eeldatav aja kokkuhoid on kuskil 10 tundi nädalas, 40 tundi kuus, ehk siis see võib asendada virtuaalassistenti praktiliselt. Ehk siis septembris neil oli 600 eurot eelarve, nad said sellega 123 000 vaatamist, kuigi see ei ole see kõige olulisem osa. 67 päringut ja sellest siis 18 500 eurot käivet. Kuidas me seda siis tegime? Ehk siis me kasutasime selleks Facebooki tasulist reklaami, lead generation kampaaniat, meil jooksis korraga 6 reklaami, mis me nägime, et toimisid siis kõige paremini. Meil kasutasime Facebooki sisest päringu ankeeti selleks, et saada siis päringuid. Kui päring tuli sisse, siis meil läks kohe automaatselt välja SMS ja e-mail, mis siis põhimõtteliselt küsisid lisainfot selle pakkumise kohta, et me saaks teha pakkumise. Et neid automatsioone me teeme alati high leveliga. Kui sa tahad 14 päeva asemel 30 päeva tasuta high levelit proovida, siis alla oleva lingiga saab seda teha. Saab kõiki neid automatsioone tasuta proovida. Et läbi aegade on siis tegelikult uuringud näitanud ka, et mida kiiremini me päringuga ühendust võtame, siis seda suurem tõenäosus on see, et see uus päring või kontakt läheb müügiks. Kui päring ei vastanud meie algsetele sõnumitele, siis meil läheb paar päeva hiljem uuesti, küsib seda infot 2 päeva hiljem uuesti, 7 päeva hiljem uuesti ja tegelikult ka 14 päeva hiljem uuesti tavaliselt ka. Kui me oleme info kätte saanud selle pakkumise kohta, siis meil on treenitud AI assistent selle jaoks, kes siis koostab pakkumisi. Talle on ette söödetud kõik eelnevad pakkumised, eelnevad arved ja selle ettevõtte hinnakiri ka. Ja AI assistent siis ise koostab kõik pakkumised. Aga meil on seal vahel ka kontrollmehhanism. Ehk siis, mis see tähendab, on see, et kui tehisintellekt on pakkumise ära teinud, siis tuleb kõigepealt algne hinnapakkumine meie kliendile, kes siis vaatab selle hinnapakkumise üle, et see ikka kõik vastaks õigetele normidele ja hinnad oleks siis vastavuses õigetele hindadele. Ja kui klient annab rohelise tule, siis läheb talle automaatne hinnapakkumine läheb siis sellele lõppkliendile välja. Kui hinnapakkumine ei sobi või oleks vaja ümber teha, siis on vaja lihtsalt kiirelt mudida seda prompti või päringut ennast, teha täpsemaks või teha seal siis vastavaid muudatusi ja siis lihtsalt uuesti AI assistent teeb õige hinnapakkumise. Hinnapakkumise e-mail välja läinud kliendile, kui ta seda ei vasta, siis tuleb jälle SMS e-mail 2 päeva hiljem, 7 päeva hiljem, 14 päeva hiljem. Et järelkontakt on ülioluline, enamus müüki tulebki järelkontaktist kusjuures ja seda saab ka siis automatiseerida, ei pea ise helistama üle. Oleme vastuse saanud pakkumisel, olgu siis jah või ei, kogu aeg ei peagi jah saama, see on täiesti okei, aga põhimõte on saada lihtsalt vastus. Kui me saime jah vastuse kätte, läheb töösse ja töö on ära tehtud, nüüd on vaja arve saata, siis see on meil ka automatiseeritud. Ühe nupu vajutusega läheb siis korrektne arve õigete toote nimetustega, õigete summadega läheb siis lõppkliendil välja. Ta kasutab siis Odood, aga põhimõtteliselt on võimalik iga tarkvaraga, näiteks ka Merit Activaga seda sama asja teha. Nüüd, kui sa tahad nende automatsioonide kohta lisainfot saada, siis kirjuta mulle, ma võin vaadata teie ettevõtte automatsioonid, süsteemid või üldse turunduse üle ja saame siis sealt edasi vaadata, ära kaardistada, et mis teid kõige rohkem siis praegu tagasi hoiab, miks te ei saa müüki näiteks päringutest. Hästi tähtis on kiiresti vastata, see on see üks kõige olulisemaid asju. Muidu ma tänan, et vaatasid, jäta kommentaar, kui tekkis mõni küsimus ja näeme järgmine kord.